Tere! Mina olen Kätlin ja tänases videos räägime hankijatest. Hankijaid on võimalik süsteemi sisestada menüüpunktis Ost-müük, hankijad või siis ka otse ostuarvel. Hankija sisestamiseks vajutame lisa uus. Kui tegu on ettevõttega, kes on äriregistris registreeritud, siis on võimalik kasutada ka mugavalt äriregistri päringut. Üle tuuakse siis äriregistrist alljärgnevad andmed. Kindlasti hankijate puhul oleks soovitatav sisestada ka pangakonto number. Sellisel juhul on võimalik kasutada maksekorralduste ekspordi funktsionaalsust ehk siis edastada maksed panka failiga. Riikidest on vaikimisi süsteemis olemas ainult Eesti Vabariik. Seega, kui teil on tegu välispartneritega, siis on vajalik riigid eelnevalt süsteemi sisestada ja seda saab teha seaded ja riigid menüüpunktis. Kui riigid on sisestatud, siis on võimalik need riigid juba tehingupartneritele ka asukoha riigiks määrata. Kontaktandmete plokk, vaikeväärtused. Ärakanna KMD Infile on vajalik linnutada juhul, kui tegu on eraisikuga, kellega seotud arveid käibedeklaratsiooni lisade peale ei deklareerita. Maksetähtaeg päevades, käibemaksumäär ja viivise protsent. Pearaamatu kontod võetakse siia vaikimisi seadistustest, seaded ja vaikimisi kontod. Võlakontot kasutatakse ostuarve sisestamisel võlakontona ning ettemaksukonto on kasutusel pangamaksetes, kui sisestatakse hankijale ettemaksu. Siseinfo ning dokumendid, kui soovite sisestada näiteks hankijatega seotud lepinguid või muid dokumente. Kui hankija andmed on korrektsed, saate hankijakaardi ära salvestada. Hankijat on võimalik sisestada ka ostuarvel. Selleks lisame uue ostuarve. Võtame lisa uus. Ja jällegi, kui tegu on äriregistris registreeritud ettevõttega, saate otse arvel kasutada äriregistri päringut. Peale arve salvestamist lisatakse hankija ka teie hankijate nimekirja. Kui on vajadus hankija andmeid täiendada arve peal, siis tuleb lihtsalt klõpsata muuda nuppu, sisestada andmed ning salvestada. Täname teid vaatamast ja uute videoteni!